Tervist, head Ruudulipu vaatajad! Sügis on kätte jõudnud ning autospordi ja motospordi hooaeg hakkab tasapisi lõpule jõudma. Selles saates käime ära Raha 24 Eesti kaardispordi meistrivõistluste viimasel etapil ning Laitses sõideti Polerex Eesti rallikrossi meistrivõistluste etapp, kus sündmusi jagus nii kuivale kui märjale ilmale ja rajale. Lisaks sellele on tänases saates pisut ka veoautokrossi, seega vaatamist pea igale maitsele. Head vaatamist! Raha 24 Eesti meistrivõistluste 8. ja viimane etapp Aravete rajal kujunes kogu hooaja kõige osavõttu rohkemaks. Oli ju tegemist nii Balti karikavõistluste kui Eesti koolinoorte meistrivõistlustega. Sellist pikka rivi ei osanud ilmselt loota ka kõige optimistlikumad kaardispordisõbrad. Alaliidu juhtidele oli see aga täiesti loomulik asjade käik. Kui me tulime 24. jaanuaril kaardiliitu juhtima praeguse juhatusega, siis oli midagi selline pessimistlik toon paljudel sees, et sel aastal ei tule suurt midagi välja, et materiaalselt asi on natukene kehval tasandil, et raha vähe ja sõitjad kindlasti vähe. Rõõmustav on juba see, et nüüd, kui viimane etapp on ees, me võime tõdeda, et igal etapil on meil kogu aeg osavõtjate arv kasvanud, aga esimene etapp oli seetõttu erakordselt üllatav, et nii tihedat võidusõitu kui klassis Rotax TD2 ei osanud mina küll oodata. Et see oli tõeline üllatus, et need poisid, kes olid näiteks möödunud aastal juniorklassis, nüüd sõitsid juba kõige kiiremas TD2 Rotaxis, olid kohe tegijad. Kohal olid külalised Rootsist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Ukrainast, Venemaalt ja Soomest. Ühtekokku valmistus rajale minema 115 võistlejat, mis otse loomulikult on osavõtjate absoluutne rekord. Läbi kogu hooaja oli Eesti meistrivõistlusi saadud päikesepaiste ja kuiv asfalt. Nüüd Aravetel tuli silmitsi seista lausa ekstreemsete tingimustega. Lõviosa klasside sõitudes toimus lausvihmas. Pikapäeva lõpuks andis vihmasadu veidikenegi tagasi ja nii sai kõige kiiremas TD2 klassis näha tõeliselt haaravat võidusõitu. Koos Masters-klassi sõitjatega oli korraga rajal 36 võidusõitjat. Eesti meistritiitli oli endale teist aastat järjest juba kindlustanud Georg Vann, kes sai viimast etappi veidi rahulikumalt võtta. Seda janusemad olid aga kõik ülejäänud. Ajasõidus oli kõige kiirem rivaalidest noorim Tristan Viidas. Mõneti üllatuslikult oli teine favoriit Maarja Vendla alles 5. Eelfinaalis oli kaarte seganud Masters-klassi sõitja Mihkel Maltna, kes koos võiduga teenis finaaliks parima stardikoha. Seda Tristan Viidase ja Maarja Vendla ees. Päris kindlalt tundis ennast ka selle klassi uusmees, Rotax juniorite klassi selle hooaja Eesti meister Joonas Alliksar. Kuidas neid kahte klassi võrrelda? Täiesti erinevad tasemed, et minu meelest TD2 on üllatavalt hea tase. Et päris raske on ikkagi kaasa lüüa, aga Eesti tase võrreldes maailmaga on päris hea. Et kuna Eestis on häid sõitjad, siis lööme ka Euroopas läbi. Kompromissitu võistlus algas kohe esimeses kurvis, kus nii mõnigi mees tahtis kiiresti oma kohta parandada. Märg asfalt sõiduvigu ei andesta ja nii toimus tõeliselt võitlus iga meetri pärast rajal. Nagu arvata võis, kaotas Maltna oma liidrikoha, sealjuures tema külgribisemine oli veel suhteliselt väike ajakaotus. Väga kindlalt tegutsesid aga Tristan Viidas ja lätlane Zalko. Püüdma asus neid nüüd Maarja Vendla, kes libedal rajal end väga kindlalt tundis. Kõigepealt püüdis ta kinni kiire lätlase ja üsna peagi oli ta kannul ka Viidasel. Möödasõiduvõimalust tuli nüüd küll veidi aega oodatava, aga lõpuks see siiski õnnestus ja praktiliselt veatult sõitnud Tristan Viidas hõivas tema järel teise koha. Tagapool kihutsid kiireid ringe Läti vormelipiloot Harald Schlegelsmilts ja leedulane Joodvirsis. Kaatset 2 klassi kaardil sõitnud lätlane tegi kogu võistluse parima ringi, riskis aga liialt ja kaotas piruetiga palju aega. Olgu öeldud, et parimal ringil lõi ta näiteks Vendlat koguni 0,7 sekundiga. Väliskülalisest olid esikümnes veel soomlane Laiho ja lätlane Lapis. Maarja Vendal liidrikoha hoidmisega mingi probleeme ei olnud, lõpuks sõitis ta Tristan Viidase eest 4 sekundiga eest ära. Esialgu sai 3. koha küll lätlane Zalko, kelle tulemusega tühistati seda vale kütuse kasutamise tõttu. Ei suuda kuidagi mõista mehaanikute otsust, aga kahjuks oli midagi lätlasega lahti juba ka varasematel etappidel, sest levis kuuldus, et Zalko taga ei ole lihtsalt võimalik sõita, kütuse lõhn on kohutav. Õnneks seati Aravetel kord majja.
3. koht kuulus seega Kenneth Hildebrandile, kes alustas finaali koguni 10. kohalt. 4. Maarjo Haugos, 5. Tõnis Liigmann. 3 külalisvõistleja järel sai debütant Fred Alliksaar tubli 8. koha. Millise valiku ta uuel ajal teeb? Kas jääb TD2 klassi või piilub juba vormeli poole? Ma arvan, et esialgu jätkan TD2-s, aga kindlasti testime ka vormelit. Eelmise aasta tiitlit kaitsnud Georg Vannile järgnesid Eesti meistrivõistluste kokkuvõttes Aravetel 5. lõpetanud Tõnis Liigmann ja hooaja jooksul enim etapivõite saanud Maarjo Vendla. Kas tänavune võit tuli Georg Vannile kergemini? Mõlemad tähendavad kindlasti üsna palju mulle, et need oli väga raske neid saada. Nende saavutamiseks on väga palju vaeva nähtud nii minu kui ka mu tiimikaaslaste ja toetajate poolt. Et eelmine aasta võis pealt näha lihtsam tunduda, kuna oli kõvasti konkurent, oli võib-olla vähem ja oli vähe hõredam see klass. Balti karika võitis tänavune Rotax klassi Euro Challenge võitja leedulane Siimas Joodvirsis. Meie parimana oli Kenneth Hildebrand 3. ja Georg Vann 5. Kõige suurema tõusu tegi hooajal Tristan Viidas, kes lisaks kardile sõitis kaasa juba ka BMW võistlussarjas. Kuidas neid muutusi omavahel kõrvutada? Ega väga ei saagi kõrvuti panna. See aasta olid ikkagi hoopis teised asjad. Auto on uus, kart on mõnes mõttes uus ja meesteklass ka. Et nagu kõvasti raskem oli see aasta kindlasti, aga sai uusi kogemusi juurde ja võiks isegi öelda, et parem kui eelmine aasta. Mida plaanid nüüd järgmiseks hooajaks? Kindlalt veel ei teagi. Arvatavasti karti Euroopas sama klassi TD2 ja siis arvatavasti mingid kereautot ka võib-olla. Üle 32-aastaste klassi Rotax Masters finaali võitis Erki Lehiste. Eesti meistriks tuli Eke Nurm, Argo Tamme ja Priit Seies. Balti karikaarvestes oli meie parimana Eke Nurm 3. Klassis KZ2 võitis etapi lätlane Harald Slegelmilts, meie Roomet Korsi ja Mihkel Maltna ees. Eesti sarjaarvestes tuli aga võitjaks Mihkel Maltna, Juhan Maltna ja Slegelmiltsi ees. Balti karika kokkuvõttes oli meie parimana Indrek Teppan 9. 6-8-aastaste võistlusklassis kadett võitis viimasel etapil Oskarjov Venemaalt, Karl Kenneth Neuhaus oli 2. Hooaja kokkuvõttes läkski kadett lootuse karikasse Oskarjovile, kaksikvõidu tagas Venemaale Ira Sidorkova, Karl Kenneth Neuhaus oli kokkuvõttes 3. Klassis mikro 8-10-aastastele lõid meie võistlejad Aravetel aga platsi puhtaks, võttes 4 võidu. Esimene Martin Udre, 2. Georg Kõss, 3. Karl Eesmaa ja 4. Martin Leotoots. Eesti meistrivõistlused võitis Kõss, Udre tuli 2. ja 3. oli Leotoots. Balti karika viis koju Karl Eesmaa, Georg Kõssi ja lätlase Viitolsi ees. 10-14-aastaste klassis rakett võitis etapil leedulane meie Jüri Vipsi ja Simon Loometsa ees. Eesti meister, kes selgus Aravetel, hooaega mikroklassis alustanud Vips siirdus raketisse alles 2. etapil, ent hoolimata sellest õnnestus tal tiitel näpata 1-punktilise eduga Oliver Nurmiku ees. Kokkuvõttes 3. Paul August Lääne. Balti karika võitjagi selgus Aravetel ja siingi lahutas esimest ja teist kohta vaid 1 punkt. Karikavõit läks Leedusse Andrius Apokatisele. Balti karika arvestes saavutas Paul August Lääne samuti 3. koha. Sellest aastast kavasse võetud Rotax Minimax klassis korraldasid lätlased aga täieliku jõudemonstratsiooni võites 4 võidu. Tõele au andes oli sellise tulemuse saavutamisel tugevalt abiks esimese ringi kokkupõrge, mis jättis Rajaperevele 3. kohalt alustanud Jan-Markus Kõõra ja viskas võistlejate rivi lõppu 2. kohal startinud Artur Ploomi. Meie parimana lõpetas Jan-Erik Meikup 6. kohaga. Christopher Vaalma oli 9, Artur Ploom 10. Eesti meistriks tuli hooaja kokkuvõttes Ploom, Kõõra oli 2. lätlase Sesksi ees, Balti karika tõi aga Eestisse Jan-Markus Kõõra. Klassis Rotax Junior, kus sõidavad 12-16-aastased, oli enne viimast etappi endale meistritiitli juba taganud Fred Joonas Alliksaar. Värske Eesti meister otsustas kohe pärast tiitli kindlustamist, et ei sekku viimasel etapil enam konkurentide heitlusse ja vaatas seda raja kõrvalt. Tehes ju ise kaasa Rotax TD2 klassis. Kas võit Rotax Junioril tuli lihtsalt? Ei, et selle poole oli tehtud kõvasti tööd, aga kuna kindlasti Euroopa andis kaasa ja seal see tase areneb hästi ja ma usun, et sealt ma sain palju kogemusi ja tänu sellele olin teistest natuke üle.
Juunioridele võitis viimase etapi Remo Rahulaja ja kindlustas seega sarja kokkuvõttes endale 3. koha. Viimasel etapil lõpetas teisena Kairo Kivi ja 3. oli Ermo Pihtjõe. Sten-Dorian Piirimägile piisas 4. kohast, et kokkuvõttes teiseks tulla, seda 2-punktilise edumaga Rahula ees. Balti karika tõi koju samuti Fred Alliksar, seda valgevenalase Kitajevi ja Kairo Kivi ees. Järjekordselt purustas täiskasvanute klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Talvar. Oli temagi eelviimasel etapil Hiiumaal endale ju meistritiitli kindlustanud, kuid Rotaksi maailmakarika finaalsõidud ootavad ju ees ja ei ole paremat treeningut kui võistlus. Finaali võit tuli 18 sekundilise eduga Märten Metsaveedu ees. 3. oli Dmitri Rimoševski Valgevenest. Eesti meistrivõistlustel järgnesid Talvarile Märten Metsaviir ja Martin Täht. Balti karika võitis otse loomulikult samuti Aavo Talvar. Kaksikvõidu tagas aga Eestile Martin Täht, seda 1-punktilise eduga Rimoševski ees. Ka meeskondliku Balti karika võitsid Eesti kardisportlased. Ruudulipp jätkub ja selles saatepooles heidame pilgu atraktiivsele veoautokrossile. Enne seda käime aga ära Laitse rallipargis, kus laupäeval 25. septembril sõideti Olerex rallikrossi Eesti meistrivõistluste 6. etapp. Selleks etapiks oli mitmes võistlusklassis kujunenud välja pingeline punktiseis erinevate võistlejate vahel. Seega oli juba hommikust alates tunda õhus pinget ning tõotas tulla väga põnev võistluspäev, millele oma osa lisas muutuv ilmastik. Division 1 klassis oli Laitses kohal Skandinaavia ringreisilt Põhja-Euroopa meistritiitliga naasenud Sten Oja, kes toimunust pisut lähemalt rääkis. Alguses me läksime Rootsist läbi, läksime Norra. Norras toimus Moomarkenis sõit, see oli hipodroomi, siis see oli rada tehtud, see oli üsna kiire, et tagasirgel oli seal mingi 170 kuskil hoogu. Ja Taanis oli teine etapp, et seal oli nagu rohkem selline tehniline, et tagasipöörded ja nagu kuulda oli siis, et läks hästi poriseks, siis oli eriti karm sõita seal. Autod nagu üsna seisid. Division 1 klassis oli osalejaid sel korral küll vähem kui varem. Eelregistreerunute nimekirjas oli küll huvitavaid sõitjaid, kuid mingil põhjusel neid Laitses näha polnud. Ka olid koduste konkurentide read hõredamad, kes oli ATV-ga sõites ennast vigastanud, kellel muud mured. Ja nii oligi Division 1 klassi finaalis vaid 3 sõitjat. Sten Oja, Pait Reimann ja Helmet Palm, kuna esmakordselt startinud Risto Leppiku Ford Escort ei kestnud eelvoorus ühte ringigi. Võidu võttis kindlalt Sten Oja, tema järel tuli teisele kohale Pait Reimann ning 3. koha punktid sai Helmet Palm, kellel tuli küll finaalsõit tehnilistel põhjustel katkestada. Palmile Laitse rada mingil põhjusel ei istu ning mees polegi tänavu seal finišilippu finaalis näinud. Meistrisarjas on Pait Reimann endiselt liider, sellel hooajal 4 etapil sõitnud ning kõik 4 etappi võitnud Sten Oja teisel kohal, kaotades Reimannile 14 punktiga. Ojaga võrdne arv punkte on Helmet Palmil. Ausalt öeldes ma ei ole punkte päris nii arvestanudki, aga kui ma olen nagu kuulanud teisi inimesi, siis vist on midagi võimalik küll, et midagi kadunud veel ei ole. Division 1A klassis läksid asjad üsna sarnaselt eelmiste etappidega. Sarja liider Janno Ligur oli hea soos juba eelsõitudes ja lähimaks ohustajaks kujunes talle Arvo Kask. Sama vastasseis jätkus ka finaalis, kuid mitte kaua. Järjekordselt ringilt tulles oli Kase vasak tagaratas paugu saanud ning risti all olnud ratas pikalt tagasilla küljes ei püsinud. Nii jäi Kask selles sõidus 6. kohale. Liider Ligur läks aga oma teed, järjekordne etapivõit suurendas taas edu konkurentide ees, teisel kohal olev Kask kaotab talle nüüd 19 punktiga. Etapi teine koht kuulus Andre Kurele, kes meistrisarjas on 3. Kolmas Laitse etapil oli Sander Palmiste. ERK 2000 klassis sõitis Laitses toimunud etapi kaasa ka soomlane Crazy Mike, kes jõudis ka finaali ning oli seal algselt ka poodiumi konkurentsis.
Eesti sõitjatele oli taas ülesandeks seljatada lätlane Reinis Nitis, kelle suurimaks konkurendiks oli eelsõitudes juba Nitisit korralikult ehmatanud Alvar Kuusik. Siiski oli finaalis Läti sõitjale keeruline vastu saada. Nitis hoidis stardist saadud liidri kohta ning finišeeris võitjana. Kiidusõnad tuleb öelda Alvar Kuusikule, kes laitses oli lätlase alistamisele üsna lähedal. Silver Havamaa, kes eelsõitudes sai hoope konkurendilt ja mistõttu auto enam kõige ideaalsema juhitavusega polnud, käis ära raja piirdes, kuid mehaanikute töö oli kiire ja korralik ning mees sõitis finaalist välja 3. koha. Nitis jätkab sarjakindla liidrina, sama kindlad on hetkel ka Havamaa 2. ja Kuusiku 3. koht. 2 noorteklassi sõitjast oli kiirem noorukas Ander Miljand, kes suutis olla kiirem konkurent Andret Tederist ning poiste vahel on sama seis ka meistrisarja kokkuvõttes. Tagaveolised, mis plaani kohaselt saavad uuel hooajal uue nime Touring Car, olid sel korral esindatud 5 autoga. Finaali jõudis neist paraku vaid 4, kui Sten Suvemaa autol purunes eelsõidust käigukast. Finaali stardis oli küll teravam rommipukk BMW-l, kuid tema avakurvi eksimus andis võimaluse Kevo Kärbile. Kevo, kellele sobib märja ilmaga sõit, kasutas selle võimaluse edukalt ära. Rommi üritas küll vahet tagasi teha, kuid pidi siiski tunnistama Kärbi võitu laitse etapil. 3. koht oli Kalmer Vahti-Pärusmaa, kellel laitses 2 esimese mehe püüdmiseks püssirohtu polnud, 4. oli Siim Sündamaa. Kärb sai oma selle hooaja 2. etapivõidu ning eelmine oli pärit samuti laitse rajalt. Eelmine aasta, kui ma veel sõitsin rallirossi samamoodi märgas oludes ja tuli hästi välja ja täna aasta ka tundub, et läheb samamoodi. Kuigi märjad olud ennem siis just amort läks katki ja siis korra auto surigi välja, et võib-olla oleks isegi rommist võib-olla jagu saanud. Siin tegelikult finaali stardis ma vaatasin, et sa väga viisakalt käitusid, et lasid ilusasti rommi mööda, sa ilmselt aimasid ära, et ta tuleb niivõrd palju suurema hooga. Ei aimanud ära, ma lihtsalt mõtlesin, et ma olin 2. kohaga arvestanud ja mõtlesin, et ma ei hakka siis väga talle seda kitsaks seda teed jätma ja annan järgi ja lasen ta ette . Aga ta esimeses kuris eksis ja sain ise ette ja kuni lõpuni välja siis. Hooaja lõpuni on jäänud 2 etappi, Riias ja Missos. Esimesed meistrid võivad aga selguda juba Riias. Eesti veoautokrossi meistrivõistluste eelviimane etapp sõideti laupäeval 10. septembril Tammsalu Einjärve krossirajal. Veoautode klassis Kass 53 tuli sel hooajal esimest korda võistlema 2 aasta tagune Eesti meister Argo Allik Tammsalust. Kodurajal sõitnud mees tõestas, et kiirus pole kuhugi kadunud. Esimese poolfinaali võitis vihma tõttu libedaks muutunud rajal Vaiko Samm, kelle edu Mikk Mäesaare ees oli napp, kuid siiski piisav. Väike-Maarja mees Viljar Kask tegi valestardi ja ei märganud ka sellele viitavat musta lippu, jättis seetõttu 10-sekundilise karistuspausi pidamata ja sai sõidust disklahvi. Teises poolfinaalis, kui rada oli taas kuivem, võttis võidu Mäesaar, edestades Vaiko Sammu. Kass 51-52 autode arvestuses oli poolfinaalides kindel mees Andris Jurtsins Lätist, kes võitis ilma suuremate probleemideta mõlemad poolfinaalid. Mõlemal korral jäi 3 sekundi kaugusele Võrumaa mees Ott Kevvai. Siis tuli mõlemas poolfinaalis pikem vahe ning mõlema poolfinaali 3. kohal finišeeris Marko Tiinas. Veopagide 51-52 arvestuses oli poolfinaalides kiireim mees, kohalik sõitja Lauri Leiten. Poolfinaalides siiski täielikku Tammsalu meeste pidu polnud, kui Leiteni ja 3. mehe Indrek Viiburi vahele kiilus Marek Leegiste. Edasi finaalidega. Kass 53 finaalis jätkas Mikk Mäesaar sama hooga, mis teises poolfinaalis üles oli saadud. Nii osutuski ta Tammsalus teistele püüdmatuks ja finišeeris võitjana Vaiko Sammu ees. 3. kohale sõitis end Tammsalumees Argo Allik, kellele see oli siis, nagu varem juba öeldud, selle aasta esimene võistlusstart.
kui Samm ja Mäesaar jagavad viimasel etapil, mis toimub 1. oktoobril Võrumaal, omavahel 2 kirkamat medalit, siis pronksile kandideerib jätkuvalt lausa 3 võidusõitjat. Veoautode Kass 51-52 finaalis hakkasid asjad viltu vedama poolfinaalide 3. mehel Marko Tiinasel. Finaali stardirüsinas jäi ta konkurentide taha kinni ning hiljem tekkisid tal ka probleemid tehnikaga. Küll aga üllatas kõiki pöidlahoidjaid oma tubli sõiduga Vinni noormees Birger Rasmussen. Lätlane Andris Jurčins ning võrumees Ott Kevvai läksid küll esimese-teisena oma teed, kuid 3. kohta hoidis Rasmussen kindlalt ja nii lõpetati järjekorras Jurčins, Kevvai ja Rasmussen. Probleemide küüsis olnud Tiinas tuli üle lõpujoone 4. Veopagil Kass 51 pälvis etapivõidu Lauri Leiten Väike-Maarjast. Ta tõusis ka sarja üldliidriks. Tammsalus 4. koha saanud Margo Püks oli kokkuvõttes 2. ja Indrek Viibur Järvamaalt Amblast 3. Nimetatud 3 mehe punktivahe on aga nii väike, et nemad selgitavad omavahelise paremusjärjestuse alles viimasel etapil. Veopagisid Kass 53 oli rajal vaid 1. Margus Vainumets võttis võistlust rohkem treeningu kui tõsise võiduajamisena. Kohaletulekutasuks sai ta Eesti meistrivõistluste punktid siiski kätte ja tõusis ka sarja liidriks.